Nii, et kas mind on kuulda ja näha? Ja, kuuleme ja näeme. Seda pilti olete ennegi näinud, ehk siis ja see esimene ots hakkab meil üsna selgeks saama, et mis siin juhtuma hakkab või kuhu maale me siin enam-vähem juuni lõpuks võiksime jõuda, et me oleme juba praegu ju täitsa juuni lõpuks, mai lõpuks. Me oleme praegu juba ju siin mai alguses, ehk siis meil ongi, nagu Ave ütles, kuu jäänud, aga see võib-olla on veel natukene küsimusi tekitanud, et mis ikkagi siis sügisel saama hakkab ja mis on need torud, palju räägitud torud, millest me siin juttu teinud oleme. Et need lahendused, mida me siin praegu mõtleme ja disainime, on üsna oma olekult üsna erinevad ja vajavad ka üsna erinevat tuge. Ja seda tuge võib saada siis erinevatest kohtadest. Ehk siis kui me praegu mõtleme välja enam-vähem need samad lahenduse loogikad, ehk siis mis on see hüpotees, kuidas me neid probleeme lahendame, kuidas me seda, mis on see katsetus või kuidas me seda tahaksime proovida, et kas see lahendus töötab, kuidas me seda mõõdame ja nii edasi, et me mõtleme need sekkumisloogikad läbi, mis küll lahenduse enda arendades võivad veel nagu natukene paika loksuda, siis sügisel on võimalik nende lahenduste katsetamiseks saada ka tuge erinevatelt osapooltelt. Üheks variandiks ongi Innotiim. Meie enda lahendustest me oleme võib-olla senimaani ka kõige rohkem rääkinud, me räägime neist veidike veel. Toon mõned näited lihtsalt, mis tüüpi lahendustega saab meie tuge. Et Innotiim saab toetada mõttejõuga ja aidata korraldada ja organiseerida ja mõelda, kust saab andmeid ja kõike seda. Innotiimil endal eelarves väga olulisi vahendeid selleks ei ole, et neid katsetusi läbi viia, aga võib-olla nagu te nende näidete enda pealt juba nagu võisite näha, mida me ka täna näitasime, siis need ei eelda alati väga suurt eelarvet ja me püüamegi asju teha minimaalsete kuludega ja need kulud, mis on üldiselt leiavad ka katmist siis kas ministeeriumi poolt või kui meil on mõni erasektori partner, näiteks nagu prügi sorteerimise puhul, siis nende poolt. Aga jah, et siin on eelkõige sellised käitumuslikud lahendused, ma kohe toon mõned näited ka, mis ei nõua väga suurt eelarvet. Aga erinevalt varasematest innoprogrammidest on meil seekord ka Accelerate Estonia, meil on Riigikantselei ja EAS pardal, mis tähendab seda, et seda tuge on ka kohe palju rohkem saada. Accelerate, Riigikantselei ja EAS räägivad suures pildis ise, mis võimalused neil on pakkuda, aga laias laastus Accelerate saab toetada selliseid erasektori lahendusi või midagi, mida annaks skaleerida kas siis hiljem Eestis laiemalt või ka väljaspool Eestit müüa, et kus oleks ka selline eraturu võimalus riiklike probleemide lahendamisel. Riigikantselei saab toetada selliseid võib-olla suuremaid strateegilisemaid katsetusi ja EAS-i innovatsioonihanked võimaldavad siis hankida natukene teistmoodi, et me saame visata välja võib-olla probleemi ja öelda, et palun kõikvõimalikud pakkujad pakkuge sellele probleemile lahendust. Et kui me vaatame, et mis tüüpi need lahendused, seda pilti me oleme enne ka näidanud, et mis tüüpi lahendusi me näeme, siin on juurde toodud nüüd seekord siis ka see, et kust potentsiaalselt võiks seda tüüpi lahendustega abi leida. Et strateegiliste katsetuste puhul, need strateegiliste katsetuste all me peamegi silmas selliseid suuremaid, ütleme, põhimõttelisemaid muutusi, mis ilmselt võivad tähendada ka õigusruumi muudatusi ja muud sellist ja mis võtavad ilmselt kauem aega kui need väiksemad käitumuslikud müksud, mida me Innotiimiga toetada saame. Ehk siis siin nende katsete ülesseadmisel saab meie tugega, aga siin iseenesest võib vaadata Riigikantselei poole. Võib-olla mõned näited, kui Soome kodanikupalga katsetus. Siin võib-olla mõni näide, näiteks Island katsetas 4-päevase töönädalaga. Et nad on sellised suuremad, põhimõttelisemad asjad. Et siin võib näiteks mõelda, et võib-olla
Danieli üksikvanema projektis siis mingi põhimõttelisema kas toetusmuudatuse või millegiga proovida, et kas see toimib, ei toimi, see ilmselt nõuab seadusandlikku muutust, see ilmselt nõuab natukene pikemat aega, et seda läbi viia. Et seda tüüpi katsetused ja kust siis neile tuge saab. Siit võivad sündida uued tehnoloogilised lahendused. Kui me võtame kas või sellesama meie pakendite projekti, millega me siin praegu toimetame, et meie üks suund on näiteks see, et kuidas et meil ei ole turul korduspakendid nagu paljude asjade jaoks või need turul olevad korduspakendid ei rahulda teatud tüüpi nii-öelda vajadusi, olgu see siis mingites asjades hügieen, olgu see siis see pesukordade arv, mida neid saab pesta, olgu see siis mingid disainielemendid üksteise otsa, ladustamise võimalus, soojahoidvus, mis iganes. Et sellisel juhul siin näiteks, kui me otsime sellist lahendust, siin saavad näiteks tulla appi EAS innohanked, kes siis, kust kaudu siis saab öelda, et me tahaksime pakendit, mis teeks seda ja kas meil on nagu pakkujaid, kes oleksid valmis meile ütlema, et mis hinna eest nad on valmis või võimelised sellise asja välja pakkuma. Aga täpsemalt räägib sellest Maria. Teine variant, mis siin näiteks on, ma täna tõin teile näiteid Laura eelmise aasta sellest tulesurmade projektist. Täpselt samamoodi siin me võime rääkida näiteks mingist tuhapangest või sellest elektrianduri näitest või siin võib mõelda erinevatel tehnoloogiliste lahendustele või näiteks ööelu projektis, miks mitte, et kuidas sa siis koha peal saad tuvastada selle narkootilise aine koostist või kuidas veenduda selles, et see narkootiline aine on ohutu. Et ühesõnaga mõelge läbi, kas teil on mõni selline lahendussuund ja siin võiksid toeks olla siis kas siis EAS-i innovatsioonihanked või siis taaskord võib siin mõelda Riigikantselei meetme poole ja võib-olla siin on ka teatud tüüpi lahenduspotentsiaal ka Accelerate Estonia toel. Siis me räägime ka katseprojektidest ehk siis pilootprojektidest ja sellistest käitumuslikest müksudest, et ma kohe räägin, mis nende erinevus võib-olla on, aga kui me räägime katseprojektidest, siis nendes kahes viimases kindlasti saab innotiimi tuge ja siin võib sõltuvalt sellest, et mis tüüpi see projekt on, võib ka tuge saada Accelerate Estonia programmist. Et siin võib-olla ongi toodud need katseprojektide ja käitumuslike müksude erinevused, et katseprojekt on sisuliselt paljud tunnevad seda pilootprojekti nime või sõna all, et ta on üldiselt see, et kus me ei saa päris teha sellist randomiseeritud kontrollkatset ja öelda, et mis täpselt on mõju, aga me saame midagi järele proovida ja me saame sealt õppetunde. Võib-olla see nagu mastaap ei ole nii suur, et me saaks seda nii selgelt mõõta, aga me saame esmast tagasisidet. Et siin näiteks sama rahunemispeatus, mille näite ma täna tõin, siin näiteks kõikvõimalikud väiksemad pilootprojektid, näiteks siin oli see jätkutoe projekt, kus siis katsetati vanglast vabanenutele ja noortele, riskinoortele erinevaid selliseid lahendusmudeleid, et nendes katseprojektides osales selline nii-öelda alla 100 inimese, et sellisel juhul või seesama näide, mis ma täna tõin puude määramise projektist, kus osales 11 inimest, et siis see on katseprojekt. Me ei saa nagu numbrite pealt väga veenvalt öelda, et kui suur see mõju on, aga me saame öelda, et mismoodi see asi toimis, me saame siit kaasa võtta õppetunnid. Ja käitumuslikud müksud on siis sellised, kus me võtame appi ka statistika, kus me nagu teeme seda suuremal skaalal ja meil on võimalik siis ka hiljem öelda, et kas ja kui suur see mõju oli sellel, mida me tegime. Et siin seesama näide, mis ma täna tõin sellest Kuressaare prügikoti eksperimendist, kus me saime üsna täpselt välja öelda, siis, et kui suur mõju sellel kaasapandaval prügikotil oli. Me siin nüüd rahunemispeatuse neid näiteid me tõime. Rahunemispeatus ongi siis rohkem selline pilootprojekti näide. Pakendikott
on näide näiteks sellest käitumuslikust müksust, kus me siis suudamegi öelda, et kui me seda sarnaselt kordaks, siis me eeldaksime, et me suudaksime tõsta seda nii ja naa palju, seda sorteerijate osakaalu. Aga siin üks näide ka näiteks vaktsineerimisest, et me siin aasta lõpus koostöös Sotsiaalministeeriumiga püüdsime vaadata ka seda, et kuidas meil õnnestuks vanemaealisi vaktsineerima saada ja tuginedes intervjuudele, siis samamoodi meil oli tunne, et kui vanemaealised saavad oma hirmudele ja küsimustele arstilt vastuse, siis nad lähevad suurema tõenäosusega vaktsineerima või otsustavad vaktsineerimise kasuks. Ja samamoodi seal testimiseks sarnaselt nagu seal näiteks seal Kuressaare pakendikotiga me saatsime erineva sisuga kirju välja. Et meil oli 3 gruppi. Ühele grupile saatsime nii-öelda kirja, kus olid põhjendused, et miks peaks vaktsineerima minema. Teisele grupile saatsime selle sama kirja, aga ütlesime, et palun siin teisel pool on ruumi selleks, et pane oma kõhklused ja küsimused kirja ja helista arstile. Tantsime selle 1247 numbri ja kolmandal juhul siis kolmanda seltskonda jätsime nii-öelda kontrollgrupiks, et näha, mis seal siis nagu üleüldse toimub. Ja ehkki see nii-öelda mastaap ei olnud suur, sellel kirjal oli positiivne mõju, ta kindlasti tõmbas ja nii-öelda see sekkumine oli kõige mõjusam, kus nad said oma mured läbi arutada või kus nad arutasid oma mured läbi, aga meil ei õnnestunud siin saavutada nagu väga massilist efekti, arvestades, et detsembris oli juba selline aeg, kus nii-öelda need, kes olid soovinud ennast vaktsineerida, olid selle suuresti ära teinud, et neid kõhklejaid lihtsalt ei olnud enam nii palju, aga me saime numbriliselt ära tõestada, et sellel kõigel oli mõju. Strateegilistest eksperimentidest ma ka põgusalt rääkisin, et mis need nagu võimalikud näited siin võivad olla. Jah, et selliseid pilootprojekte ja neid käitumuslikke mükse, et seda tüüpi lahendusi saame me Innotiimiga sügisel toetada. Ka nende ajaline perspektiiv ilmselt on siis see, et me jõuaksime nad katsetatud ikkagi siis juba nii-öelda selle aasta numbri sees. Nii. Kas Abe või Daniel tahate äkki midagi omalt poolt lisada siia? Ei oska praegu, aga ei oska kohe lisada. Ma mõtlesin, et äkki kas teeks nii, et ma näen, et Maria on ka kenasti siin juba jõudnud, et äkki Maria, Anne, Mikk teevad ka lühikese ülevaate veel oma sellest nagu toruvaatest ja siis, kui kõik oleme värskendatud, siis teeb korra, kui teil on jooksvalt, saate ka küsimusi küsida, aga mulle tundub, et võib-olla loogilisem on, et küsida kõige lõpus, kui on nagu kõik tiir peale tehtud. Nii et Maria, tere ja palun. Tervist. Nii, katsun jagada oma ekraani. Kas ma jagan ekraani? Meiega mitte. Aha. Nii. Siin üks nupukene jäi vajutamata. Ja nüüd me näeme praegu tavalist ja nüüd on esitlus ka ennast näha. Nii, katsun kiiresti rääkida sellest, et mis me EAS-is teeme ja pakume innovatsiooni edendamise suunal. Et jah, meie eesmärk on selline kahetine, et ühest küljest inimestena tahame, et avalik sektor oleks võimekam, naksakam ja pakuks toredamaid teenuseid ja teisalt EAS-is me hoiame ikkagi kiivalt silma peal sellel, mis kasu sellest tõuseb meie majandusele ja ettevõtlusele laiemalt. Et kindlasti jälgime seda, et need pakkumisi saaksid teha just meie ettevõtted ja nad saaksid väärtusliku kogemuse oma teenuse ja toote arendamisel. Ja nii. Ja lühidalt, mida me pakume? Meil on ideekonkursi toetus, mis on kuni 45 000 eurot, sellest räägin natuke pikemalt ka. Lisaks me pakume ka juriidilist tugi, mis puudutab näiteks intellektuaalomandi küsimusi või riigihanke läbiviimise küsimusi.
ja ka innovatsiooni-eksperdi tuge ehk siis nagu, et arutada ja põrgatada ja timmida seda ideed ja võib-olla kõige paremad oleme me selles, et oskame esitada hästi kriitilisi küsimusi. Ja uue teemana on siis hankeelsed katseprojektid. Sellest räägin ka natukene pikemalt, et sellega me oleme juba omajagu teed ka ära käinud nii-öelda selle katsetamise faasis. Aga ideekonkursist siis lühidalt ja kiirelt, et toetame ideekonkursside läbiviimist, mis tähendabki seda, et kui probleem on, mõte on, aga tegelikult tahaks korra nii-öelda turult küsida, et millised need erinevaid võimalusi on selle probleemi lahendamiseks, et siis võib läbi viia ideekonkursi. Et ideekonkursi puhul me kindlasti ei pea silmas seda, et see oleks lihtsalt selline A4 kirjutatud, et mul on vahva mõte, et te võiksite teha nii ja nii, aga pigem ka selliseid ikkagi tehnoloogilisi lahendusi välja pakkuda, et midagi selles mõttes väärtuslikku sealt saada. Ja meie siis toetamegi ideekonkursil osalejatele makstavate tasudega, et innustada ikkagi tõsiselt mõttetööd tegema nende ideedega neid osalejaid, et see ei oleks lihtsalt selline vahva mõtteharjutus. Ja see toetus on lahti. Ta on nii-öelda lõppeva struktuurifondide perioodi raha, mis tähendab, et projektid peavad lõppema hiljemalt siis järgmise aasta augustis ja abikõlblikkuse periood projektil on 6 kuud, et nad ei jääks venima, et siis ikkagi see ajakava tuleb enne hoolikalt läbi mõelda. Ja hindamegi selles mõttes, siin on sisuliselt 2 punkti, mida me vaatame, et projekti põhjendatus, mis see mõju on, mis selle asja sisu on, kuidas ta seda valdkonda edasi aitab ja teisalt siis vaatame ka projekti kvaliteeti, ajakava realistlikkust, kui selgelt see ülesanne on püstitatud. Et sellised asjad. Nii. Ja mul lubati väga vähe aega, siis ma juba olengi jõudnud siit edasi, et nüüd on siis hankeelsed katseprojektid, et heal lapsel mitu nime, et praegu me teda nimetame nõnda ja kohe selgitan siis, mis selle nime taga on. Nimelt me pakume siis võimalust avaliku sektori asutusele, organisatsioonile seda, et sellise katsetuse prototüüpimise lahenduse hangime meie EAS, aga tellimus ja ülesanne tuleb siis sellelt probleemomanikult avaliku sektori asutuselt. Ja strateegilised mõõdud ongi siis need, et kuni 100 000 eurot projekti kohta oleme me hinnanud selleks mahuks ja toetusprotsent võib olla lausa 100. Ja ettevõtete poole pealt vaadates ettevõtted siin mingit toetust ei saa, et nendel on võimalus nii-öelda oma lahendusi välja pakkuda ja tegelikult selle kaudu saada väärtuslik kogemus ja referents edasiseks. Ja mida me siis võiksime hankida, ongi nii-öelda prototüüpide arendamine, alternatiivsete lahenduste katsetamine, kontseptsioonide tõestamine, nii-öelda sellise eksperimentaalfaasi nii-öelda läbiviimine, et mitte siis nii-öelda lõplikku valmis produkti me ei taha hankida, vaid ikkagi just seda katsetamise faasi, kus asi võib untsu minna. Ja avaliku sektori jaoks on muidugi kahtlemata väärtus see, et kogu selle hanke keerukuse võtame me enda peale, aga eeldame muidugi väga sisulist koostööd, et just selle ülesande püstituse osas ja muidugi ka hanke ettevalmistamise osas, et läbi mõelda, kas seda teha kuidagi etapiviisiliselt või seda teha väga mingi lihtsa menetlusega, et selles mõttes see tähendab nagu tihedat koostööd, aga nii-öelda see hankimine jääb meie kanda. Ja
see ongi meil üles ehitatud nõnda, et me juba oleme kuulutanud välja konkursi. Nimelt me katsetame seda praegu et järgmisel siis saabuval Euroopa Liidu finantsperioodil otsustada, kas seda töösse võtta või mitte. Et praegu me olemegi tegelikult esimese piloodiga juba omajagu teed käinud. Ehk siis me oleme juba välja kuulutanud konkursi, saanud projekti ideed ja tegelikult valinud välja sealt ka võitja, aga ma ei julge praegu kinnitada, kas see on avalik või mitte, et võitja vist ise on kursis. Ja kui me siis seda ideed välja valime, siis me hindamegi seda, et esiteks muidugi, et kas see on põhjendatud, vajalik, kas see lahendab mingit laiemat probleemi. Teisalt seda siis avaliku sektori vaatest. Teisalt me vaatame ka seda, et milline võiks olla selle lahenduse ja katsetamise mõju majandusele, et kas see vajadus võiks olla veel, on see edasimüüdav, kuidas see milline see majanduslik mõju on, kui üks ettevõte sellist toodet arendada saab. Koostööpartneris avaliku sektori asutuse võimekust loomulikult projektis kaasa töötada. Et avalik sektor, see võib ju olla väga erinev, ka riigiasutuste kaupa meil on võimekus väga erinev, et kus on umbes 1,5 inimest ja kus on terve meeskond erinevate kompetentsidega kaasa löömas, et see peab ka olema igal juhul seal projektis kuidagi näidatud, et me ei lähe umbropsu midagi hankima, vaid et meil on tõesti see spetsialistide, ekspertide tugi seal olemas ja prognoositav eelarve. Ja boonuspunkte anname siis rohelisuse või nutika spetsialiseerumise valdkondade eest. Ja edasi, kui siis see idee on välja valitud, mida me siis hankima läheme, siis ongi avaliku sektori organisatsioonil on kohustused siis muidugi teha teadet koostööd hanke ettevalmistamisel, alates sisulisest ülesandest, ka seal hankekomisjoni töös osaleda, lõpuks ka see tulem vastu võtta, kogu siis struktuurifondidest tulenevate väikeste, pisikeste tehniliste kohustustega, ma ütleksin nõnda. Ja EAS-ile jääb siis kohustuse hange läbi viia koostöös, olla igati avatud ja operatiivne ja meie anname siis selle hanke tulemi üle. Et praegu me oleme esimese pilootprojektiga juba jõudnud siia nagu hakkame jõudma siia põnevasse faasi, et saaks juba seda hanget hakata ette valmistama. Ja uuel perioodil on meil, eks me teeme siis nagu järeldused selle piloodi pealt, aga praegu niisugune vaikne mõte on, et siis sellist mudelit edaspidi rakendada. Ja EAS-is me oleme tegelikult kahekesi, olen mina, Maria, aga tegelikult põhitöö teeb ära Terje, nii et kui kohe täna on küsimusi, siis ma katsun neile hea meelega vastata, aga muidu kindlasti soovitan pöörduda ka Terje poole. Maria, mul oleks võib-olla kiiresti üks küsimus küll sulle, et kas sa oskaksid tuua välja, kuidas ma ära tunneksin, kas mu projekt sobib konkreetselt teie meetmesse, et millised on võib-olla näited seni toetust saanud projektidest äkki, mis võiksid olla sellised head näited sellest, et mida võiksime ka meie oma projektidest silmas pidada? No kui me räägime nüüd sellest hankeelsetest katseprojektidest, siis see lõpptulemus ei peaks olema veel valmis toode. Ta on mingisuguse ühe valiku katsetamine, mille puhul ei ole kindlust, kas see õnnestub või ei õnnestu. Aga mu jutt on praegu selline abstraktne ja ekslev, eks ole. Äkki sa oskad öelda, et millised on? Et kõige parem on selles mõttes rääkida ikkagi konkreetse projekti varal
ja selleks me oleme nagu kogu aeg avatud, et konsulteerida, me ei taha teha uuringuid, me tahame ikkagi prototüüpide arendamist. Daniel, see ongi uus asi, siin ei ole veel näiteid tuua, selles on asi, aga ma arvan, et kuulame teised ka ära ja tegelikult mul on kas või endal ka küsimusi, nagu meil on ju praegu ideed nii kaugel, et me saame põrgatada ja visata siin mõned küsimused õhku, et kas näiteks see sobib ja mida sealt siis rahastada saaks, aga ma arvan, et selleks oleks hea, kui me kuuleme Miku ja Anne ka ära. Saame lõpus teha kohe juba oksjoni, igaüks ütleb, mis ideele tal on ja siis Maria, Mikk ja Anne ja meie kõik krabame siit, et meile. Just nii, väga õige. Nii, aga kas Anne, sina oled vähemalt pildiga juba, nii et ma annaks sulle kohe. Daniel? Ei, okei. Nii, Maria, kui sa lõpetad jagamise, siis Anne saab üle. Ja ma otsin praegu seda võimalust. Siin, ja. Nii, te vist näete nüüd, jah? Nii. Ma kõigepealt üldse ei ole ilus vabandamisega alustada, ikkagi ma vabandan nende inimeste eest, kes on seda juttu juba kuulnud. Rääkisime vist, eks ole, samamoodi tutvustasime, kui meil see innoprogramm oli algamas ja käisid kuulamas need, kes kaalusid innovatsiooniprogrammi tulemist. Ühesõnaga, meie Riigikantseleisse oleme mõelnud, et ikkagi avaliku sektori innovatsiooniga tegeletakse palju, aga peaks jõudu juurde andma. Anne, ja? Sul on praegu see mitte esitlusvaade, vähemalt minule ei näita. Ma ise näen esitlusvaadet. Ühesõnaga, meie näeme praegu seda, meie näeme köögipoolt. Aga sellest ei ole hullu midagi, et jah, me näeme, nüüd me näeme täisekraanil. Okei, super. Mul oli vist jälle see 2 ekraani probleem. Ühesõnaga, Eesti 2035 dokumenti välja töötades me põhimõtteliselt defineerisime ära meie suuremad ühiskondlikud väljakutsed ja tegevuskavas ka sellised lähiaastate reformi vajadused. Ja tahaks nii väga, et me siis neile lahendusi otsides kaaluksime täiesti uusi lahendusi, innovatiivseid lahendusi, teeksime koostööd rohkem teadlastega, ettevõtetega. Aga see ei tule iseenesest, sellele tuleb vahendeid eraldada, selleks tuleb aega panna ja tuleb ka sellist võimekust arendada. Ja kõige nende väljakutsetele ongi siis see uus meede suunatud. See on siis uue perioodi struktuurivahendite meede. Me oleme sellest juba palju rääkinud, aga kuna struktuurivahendite avanemine hilineb, siis käima ta pole veel läinud. Loodame väga, et sügisel saame alustada. Ja mitmeid sarnasusi selle jutuga tegelikult, mida Maria rääkis, aga meie fookus on siis selgelt avalikul sektoril ja need pakkujad või nende lahenduste väljatöötajad ei pea olema ilmtingimata ettevõtted, kuigi me loodame ja ootame, et see mõju ikkagi ettevõtlussektorile sealt ka tuleks kaudselt. Ja ta on üks osa tegelikult struktuurivahendites nutika spetsialiseerumise meetmestikust, nii et me saame toetada projekte nendes valdkondades, mis siin punaselt välja on toodud. See on teatud määral piirang, samas ma arvan, et saab olla loominguline ja ma loodan, et liiga palju väga head asjad selle taha ei jää. Elu on näidanud, et ja siis üks ajend, mis võib-olla selle meetme väljatöötamisel veel oli, et tegelikult Innotiim on väga head tööd teinud, aga näha on olnud, et mingid ideed on tulnud alati kõrvale panna, sellepärast, et nendega kaasnevad ikkagi hästi suured kulud. Et see meede siis peaks seda probleemi lahendama ka. Aga ennem kui selliste suurema mahuliste projektide kallale minna, on ikkagi hästi suur eeltöö ära vaja teha. Nii et me ei taha üldse alahinnata tegelikult seda, me nimetame siis seda küpsetusfaasiks või esimeseks etapiks, ehk siis see, mille käigus arendatakse ideid ja tahame toetada tegelikult ka nende ideede arendamist. Ja seal üks variant ongi see sama innovatsiooniprogramm, me oleme selles ka sellepärast hästi aktiivselt sees praegu. Aga
see ei ole ainus, et ilmtingimata meie meetmeni ei pea jõudma just selle kaudu, kui on mõni hästi tehnoloogiamahukas idee, praegu näiteks me teeme tööd Keskkonnaministeeriumiga, ma ei tea, kas sealt lõpuks tuleb midagi või mitte, aga ma ideest ikkagi rääkida võin, et reovee sooja-kaod või ütleme energiatõhusus, reovee energiatõhusus, et kas sealt saaks seda sooja, mis seal tekib, kuidagi ära kasutada tõhusamalt. Neid tehnoloogiaid on olemas, ma saan aru ka, aga olekski vaja Eesti oludes testida ja katsetada. Et sellised suured asjad ei eelda ilmtingimata alati ka innovatsiooniprogrammi läbimist, nii et me tahame mõelda ka sellise alternatiivse küpsetusfaasi läbi põhjalikult. Aga kui siis jõutakse selle põhiprojektini, siis seda viime ellu ka tegelikult hangete kaudu. Samas need peavad olema hästi paindlikud hanked, ja ilmselt kasutamegi päris palju neid samu innovatsioonihankeid, millest Maria rääkis, mis annavad paindlikkuse ja võimaluse olla hästi avatud erinevatele lahendustele ja ka üllatustele, mis selle töö käigus võivad tulla. Ja mis siin all on punaselt veel toodud, et eeldame, et avaliku sektori asutusel, siis organisatsioonil, kes tuleb taotlema, on selline hästi tugev omanikutunne ja see väljendub ka selles, et pärast hanget mitte ta ei oota aasta või poolteist, kui need tulemused tulevad, vaid ikkagi lööb ise seal hästi aktiivselt igas etapis kaasa. Ja väljendab seda oma omanikutunnet ja soovi seal päris aktiivselt. Projekti taotleja siis peakski olema avaliku sektori organisatsioon. Eeldame ka sellist juhtkonnapoolset toetust, sest kui need on suuremahulised asjad, siis oletame, et see katseprojekt lõpeb edukalt. Meie eeldus ei ole, et saame aru, see ongi üks riskide maandamise võimalus ka, et me ei eelda alati, et see lõpeb positiivse tulemusega, aga oletame, et see lõpeb positiivse tulemusega, siis tegelikult on ju vaja ka raha, et seda siis reaalselt ellu viima hakata. Ja see eeldabki mõnes mõttes, et see on hästi oluline prioriteet nii riigi tasemel kui ka selle asutuse juhtkonna toetus on seal, et siis leitakse hiljem vahendeid ka nende asjade päris elus juurutamiseks. Otsustajatena kaasame kantslerid, seda sama sellist tugevat sisulist toetust saada ühest küljest ja teisest küljest kasutada ära nende hästi sellist laia silmaringi ja tundlikkust või niisugust sotsiaalset närviga teemade mõttes. Ja projektide teostajad võivad olla siis teadlased, ülikoolid, ettevõtjad. Esialgu ei olegi plaanis piiranguid seada. Kohe ütlen ära, et kõik detailsed meetme tingimused ei ole paigas. Praegu me räägimegi erinevate võimalike taotlejate või siis esimeste piloodikestega. Loodan väga, et siit innovatsiooniprogrammist tuleb ka selliseid. Ja kui me nendega saaksime koostööd teha juba ennem sügist, arutada neid asju, siis me saaksime enda jaoks hästi olulist infot, mida arvestada siis nende meetme täpsemate tingimuste väljatöötamisel. Sest tõesti selliseid projekte ei ole üleliia palju tehtud. Eelmisel või nüüd lõppeval struktuurivahetuse perioodil teadusagentuur toetas selliseid mahukaid rakendusuuringuid, mis oli ka väga lahe ja vahel lõppes mõni neist ka prototüüpidega, nad kippusid jääma pigem selliseks testimata prototüüpideks. Et see olekski nagu järgmine samm, et me loome võimalused ka tõesti nende välja pakutud lahenduste avaliku sektori probleemide peal ära testimiseks. Tulemused on siin nagu ette arvatavad, et innovatsioonivõimekus kasvaks, me jääksime paremad lahendused meie arenguvajadustele ja siis tõesti loodame kaasata ka ettevõtteid sinna projektidesse ja seeläbi siis nende innovatsiooni erasektoris nagu tagant tõugata ja eest tõmmata. Ja kuna Euroopa Komisjon nõuab ka siis selliseid tulemusindikaatoreid, siis me oleme välja pakkunud, et ütleme, see on meie suur lootus, et 40% projektide puhul siis projekt lõpeb positiivselt ja otsustatakse ka neid tulemusi ellu rakendada. Algul me lihtsameelselt mõtlesime ka siin kõrgemate protsentide peale, aga ma arvan, et isegi see on väga-väga suur väljakutse.
nii, aga siis ongi kõik. Ajakava on selline, et praegu töötame aktiivselt ja sügisel püüame avada ja kontaktid ka sinna all. Tõesti julgustan väga ühendust võtma, meil oleks sellest väga palju kasu. Aitäh! Tere, kas ma nüüd võtan üle või? Jah, vist küll. Okei. Kuna MKM väga Zoomi ei toeta, siis ma ei riski sellega, et ma jagan slaide ja ei ole mitte midagi mu häälest kuulda. Nii et Accelerate Estonia programmist ma pigem räägin lihtsalt, mis meid lähikuudel ees ootab ja mis see üldse on, et hakkame kuskilt pihta, et Accelerate Estonia väärtuspakkumine avalikule sektorile, kõige lihtsam on seda selgitada ikkagi seda e-residentsuse näitega, et meie roll on olla üks jalg avalikus sektoris, üks jalg erasektoris ja leida viise, kuidas nendele valmis küpsetatud probleemidel leidub erasektorist tugev tiim, kes selle loodud lahenduse alge või lahenduse alget valideerib ära turupõhiselt ja ehitab sinna peale siis võimaluse jõuda turule mitte ainult ühel ettevõttel ühe innovaatilise tootega, vaid luua eeldused kogu selle sektori ütleme siis käima tõmbamiseks, et üks näide võib-olla ringmajanduse vaatest, et kui on mingisugune tiim või tiimid, kes on avalikus sektoris ringmajandusega leidnud mingisugused lahendusviisid, kuidas pudelikael eest ära kaotada, siis Accelerate Estonia programmi raames me sellele väljakutsele või sellele lahendusele otsime elluviija, kes siis valideerib turupõhiselt ära, et kuidas need pudelikaelad kaotada ära nii, et mitte ainult üks ringmajandusettevõtja ei saa riigilt tellimuse, vaid et see koostöö läheb ikkagi täitsa sügavuti sinna probleemi juurdeni välja, nii nagu te praegu selle innovatsiooniprogrammi esimeses etapis olete juba toimetanud, et vaatate ikkagi juurpõhjuseid, mitte lihtsalt seda, et saaks vitamiini ühe väikse probleemi lahendamiseks. Accelerate Estonia toimetab siis MKM ja Teaduspark Tehnopoli koostöös, mis praktikas tähendab seda, et MKM esitab tellimuse ja siis koostöös Teaduspark Tehnopoliga me leiame nii Eesti kui kogu maailma erasektorist tiimid, kes mingi konkreetse väljakutse löövad juppideks, loovad mingisuguse pilootprojekti, katsetavad seda erinevate kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega koostöös ja siis esitavad kokkuvõttes riigile ettepanekud, mis asju peaks hakkama avalikus sektoris tegema teistmoodi. Toon jälle varsti paar näidet ka selle kohta, aga piltlikult öeldes Accelerate Estonia programm ei eelda avaliku sektori osapoolelt rahalist panust nende projektide elluviimisesse. Et oletame, et meil on meil on praegu töös üks projekt, mille eesmärk on tõendada, et kuidas tuua rohkem tõenduspõhiseid vaimse tervist edendavaid rakendusi koolinoortele. Mida see tiim Accelerate Estonia raames teeb, on see, et see väljakutse avaliku sektori poolt, kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalministeeriumi ja teiste osapoolte poolt on juba eelnevalt ära disainitud, et mida tulemusena oodatakse. Nemad on nüüd siis leidnud viisi, et kuidas seda piloteerida mitmekümne Eesti kooli peal ja siis kui need tulemused annavad alust selleks, et see, kuidas riigis andmeid vahetatakse selles valdkonnas, et see peab muutuma, siis ootus on, et avalik sektor teeb omapoolsed sammud samuti vastu. Ehk siis igaks juhuks kordan, Accelerate Estonia programm ei eelda avaliku sektori osapooltelt rahalist panust,
küll eeldab algatusvõimet, kaasarääkimist, eeldab seda, et kui erasektori tiim tõendab, et mingisuguse probleemi lahendamiseks on vaja minna ka protsesside või regulatsioonide või seaduse muutmise kallale, et siis on avalikul sektoril julgust need muutused läbi viia selle probleemi suurel skaalal lahendamiseks. Teisipidi see raskuskese, et tõendada, mis sorti muutusi on vaja, kas need seisnevad lihtsalt avaliku sektori rolli vahemehena või avaliku sektori rolli oma protsesside muutjana või avaliku sektori rolli teema viimisel kabinetti mingite seadusmuudatuste otsustamiseks. See tõendamise koormus lasub erasektoril, aga väga aktiivne ja aus ja otsekohene kaastöö avalikult sektorilt on vältimatu eeldus selle jaoks, sest muidu need asjad kipuvad sattuma kuhugi nurka ära ja nendega ei tegeleta nii jõuliselt, kui vaja on. Mis ma veel tahtsin öelda? Ka meie vaates nagu suurem uute projektide värbamine, kes siis seda väärtuspakkumist saavad, mis avalikule sektorile seisneb siis tugevus koostöös erasektoriga ja erasektorile seisneb siis uste avamises avalikus sektoris ja ka mõningases rahalises panuses nende eksperimentide läbiviimisel. Me suurema vooru teeme ka ilmselt augustis või septembris, sest praegu on meil programmis aktiivselt 10 tiimi ja rohkemat tiimide aktiivset juhtimist me ei suuda oma praeguse tiimiga ära seedida. See aktiivne juhtimine või see Accelerate Estonia teenus mõlemale osapoolele siis seisneb ka selles, et iga 2 nädala tagant me iga tiimiga käime läbi, et millised on hetkel suhted avaliku sektori kriitiliste osapooltega, õpetame erasektorit, kuidas avaliku sektoriga suhelda, kuidas panna avalik sektor mitte lihtsalt ära kuulama, vaid ka oma muremõtteid jagama ja jõudma siis selle probleemi tuumani. Ja me teeme seda kõike siis sellest teadus- ja arendustegevuse eelarvest, ehk siis need ongi reaalselt siis nagu hüpoteeside püstitamine erasektori poolt ja siis nende testimine erinevate avaliku sektori osapooltega. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi iseloomust tulenevalt on loomulikult oluline, et kui me valime mingi tiimi mingisugust hästi välja sõelutud väljakutset lahendama, siis meie eeldus on see, et sellega kas keskpikas või pikas perspektiivis kaasneb ikkagi ka siis mõju majandusele, olgu see siis läbi selle, et tiimid, kes on koostöös avaliku sektoriga loonud mingisuguse uue võimaluse ärimudeliteks, kaasavad selleks kapitali või kaasneb täiendav maksutulu või välisinvesteeringud või mis iganes see on või kulude kokkuhoid, aga peab olema nagu selge mõju sellele, kuidas Eesti majandus sellest kõigest võidab. Mis ma veel tahtsin mainida, et meie suurimad fookusvaldkonnad jätkuvalt tänavu ja tõenäoliselt ka järgmisel aastal on kõik, mis seondub rohepöördega. Meil on seal hetkel mõned väljakutsed kirjeldatud, mis on tegelikult oma kirjelduse poolest juba natuke rohkem kui aasta vanad. Me plaanime need teise kvartali vältel uuendada. Teine suur teemavaldkond, kuhu me kindlasti fokuseerime, on heaolu ja vaimne tervis, kus on ka hetkel mõned tiimid toimetamas ja kus on mingisugused väljakutsed kirjeldatud, et mis aastaks, mis tulemuseni jõudma peab. Aga selle kõige kõrval on meil selline
jokker kategooria samuti, et me tegelikult kuulame ära mis tahes valdkonna ideed, sest eriti viimasel ajal on päris palju tulnud erasektorilt põnevaid pakkumisi ka haridusvaldkonnast näiteks ja üsna selliseid tehnoloogiapõhiseid asju samuti. Protsessi mõttes näeb see laias laastus välja nõnda, et teise kvartali lõpuks ja ilmselt ka kolmanda alguses hea meelega ka siinse seltskonnaga vaataks üle, et millisel teie poolt välja töötatud lahenduskäigul võiks olla potentsiaal turuloomeks. Ja me väide on, et seda ei pea ise ära lahendama, vaid selleks on siis võimalik meie abil leida tugev tegija, kas siis Eesti või kogu maailma erasektorist ja kolmandast sektorist ja akadeemiast. Kui mingisugune idee meile laekub, siis esimene samm on see, et Accelerate Estonia tiim, kus on umbes 7 inimest, sealhulgas paar inimest, kes on varem elus juhtinud kiirendeid, selgitame välja, et tegemist oleks ikkagi tugeva tiimiga, et ei ole diletandid, vaid päriselt suudavad varasemale kogemusele tuginedes selle asja koju tuua. Teine samm pärast seda on ideede testimine avaliku sektoriga, mis praktikas näeb välja nii, et saadame väljakutsega seotud isikutele erinevatest asutustest, KOV-idest, ministeeriumitest kirja, et näed selline idee, palun ütle, et kas see lahendab sinu väljakutset piisaval määral ja vastus on siis kas jah, kindlasti, võib-olla, kui on täidetud ka need tingimused, et ei, seda ma üldse ei taha. Ja kui see teine faas on ka edukalt läbitud, siis kolmandas faasis me alati toetume ka sellisele, mitte otseselt nagu hankenõukogule, sest me tegelikult hankimisega ei tegele, me toimetame teadus- ja arendustegevuse erandi alusel, aga selline tarkade kogu iga valdkonna puhul on meil olemas, kus on siis esindajaid nii avalikust sektorist, erasektorist, kolmandast sektorist kui ka akadeemilisest maailmast. Ja väga sooviks lähemate 2-3 kuu jooksul peaaegu kõigiga teist sellest natuke nagu eraldi ka vestelda, et võtta nagu case by case, sest praegu see jutt võis natukene üldiseks jääda. Aga ma arvan, et mul on ka võib-olla targem praegu oma jutt lõpetada ja võtaks siis äkki mõned küsimused, enne kui me lippame järgmiste kohustuste juurde. Aitäh! Suur aitäh, Mikk, et meil oli siin mõte korra, et võiks tekitada lausa siis selle lahenduste turu või vähemalt, et aga ma kardan, et täna meil selleks aega ei ole. Mul on selline tunne, et võib-olla võtame Sherpad ja need lahenduste pakkujad kokku, ehk siis Mikk, Maria ja Anne, ma ei tea, kuidas tundub, et võib-olla saaks selliselt siin lähinädalatel korra läbi arutada, et meil on ju need lahendused juba laual, et kus oleks kõige mõistlikum, mis tüüpi asju toetada. Meil on praegu võimalik nüüd oma keskis ka natukene nagu avaramalt vaadata, et mis tuge meil üldse võimalik potentsiaalselt oodata on. Aga kui kellelgi on praegu veel kohe küsimusi Mikule, Annele või Mariale või meile, siis praegu oleks selleks täitsa hea aeg, aga jah, seda turgu meil vist praegu ei õnnestu tekitada, et ma arvan, et selleks on meil pikemalt aega vaja. Aga on kellelgi veel küsimusi? Mina nägin, et mul oleks nagu päris paljudele kohe nagu üht-teist ette sööta või igale poole nagu justkui sobiks, aga mul tekkiski kohe see küsimus, et nagu mida on võimalik toetada, et kui Maria rääkis nendest katseprojektide võimalustest, et kuni 100 000 eurot on ju, et mingisuguste, et mida seal nagu toetada on võimalik, et kas seal on ka võimalik et seal ettevõtetel otseselt toetust või raha ei maksta, on ju, aga meil on süsteemi käima lükkamiseks vaja mingisuguseid kulusid katta, et kas see võiks olla nagu ka siis ettevõtetele see komm, miks tulla nende katseprojektidega kaasa, et
et ühesõnaga seal detailides on kindlasti küsimusi, et millele saab toetust ja kuidas see siis kõik omavahel kokku läheb ja mida me hangime ja nii edasi. Aga ma arvan, et nendeks küsimusteks on aeg ja koht. Ütleksin oma perspektiivist, et need erasektori tiimid sisuliselt neil ei ole nagu ette kirjutatud nagu kululiikide mõttes, et mida võib osta või mida mitte, või et ei ole nagu sukest asja nagu abikõlblikud kulud. Oluline on see, et seda tuleb läbi viia reaalselt nagu teadus-arendusprojektina, mis tähendab seda, et tuleb püstitada hüpoteesid, plaan nende testimiseks ja täpne tulemus ei saa olla ette teada, sest sellisel juhul see ei ole teadus-arendustegevus. Mis tähendab seda, et mis iganes on ära disainitud väljakutse avaliku sektori poolt, võib eeldada, et lõpptulemus sellega üks-ühele kokku ei lange, sest tuleb oluliselt taipamisi ja avastusi selle käigus ja mõningaid pöördeid projekti käigus ja projekti pikkus Accelerate Estonia raames on olnud keskmiselt umbes 9 kuud, aga plaanime nüüd vajadusel teha ka suurema mahuga ja pikemaajalisi arendustöid, kui projekti kirjeldus seda õigustab.